Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 15 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetikate kohta nii Eestis kui mujal. Jätkame tehnokraatlike teemadega. Inimesed on küsinud ka elektri- ja vesinikuautode kohta, nii et täna siis sellised küsimused. Alguses loen siis ette kommentaarid. Rein Tuulik 5256. Tänan. Tore, kui siin Eestis kaoks see kliimaministeerium ja valitsus, mis Eesti rahvast ei esinda. Ja siis tuli üks pikem kommentaar. Tõnu Kalvet. N7M. Huvitav, et saatekülaline järab ja jaurab Saksamaa nüüdseks juba olematut tuumaenergeetika kallal, kuid Eesti jätab üldse mängust välja. Ometi on ju Eestiski huvirühmi, kes tahavad siia tuumajaama rajada. Kui end emeriitelektrikuks nimetav saatekülaline on tõepoolest nii tark, nagu püüab paista, siis kuhu tuleb tema arust rajada Eesti oma tuumajaam? Ja kas ise oma või mingi muu? Ja miks just sinna? Ja kes nimelt peaks selle rajama? Kelle oskusteavet ja seadmisi tasuks Eesti tuumajaama rajajal kasutada? Ja kas on mõeldud juba sellelegi, kuhu pärast paigutada tuumakütuse jäägid? Ja kas see tuumajaam ei kujuneks siis Eestile isegi suuremaks julgeolekuohuks kui praegu Nõmme raadios korrapäraselt esinev Igor Gräzini hinnangul Pühitsa kloostri nunnad? Mis juhtub siis, kui Venemaa peaks seda jaama millegiga ründama? Eesti kuulsad Ukraina eksperdid on ju rääkinud, kuidas Venemaa ründas Zaporožetsi tuumajaama. Vaata, nendele küsimustele ootab iga õige Eesti patriot vastust. Mitte aga rõõmustame lääne sõprade aadressil tehtava kriitika üle, kes ju niigi punnitavad kliimaeesmärkide saavutamise nimel, nii et veri ninast väljas. PS, kui saatekülalisel jätkub vähegi taipu ja taktitunnet, jätab mainimata, et 2014 aastal Ukrainas ähvardasid üles tõusnud tekitada Rovno tuumajaamas ränga avarii, kui president Janukovits ei allu nendele nõudmistele. Sellised meeldetuletused peletaks tehnokraadi kuulajate hulgast ju eemale iga täiusliku Ukraina sõbra. Enamgi veel, tekitaks lausa hingetrauma, umbes nagu hindepanek koolis koolilastele tekitab. Vaataja hulga vähenemisega ei saa tehnokraadi tegijad aga ju riskida. Palun, siin olid need küsimused, Andres. Tervist ja mõistust kõigile. Ja kuna siin tulid ka sellised kommentaarid ilusasti ette, et inimesed on mures igapäevaelust ja mis ma veel tahan öelda, esimene on lihtne lause küsimus, aga teine tundub, et on korralik ajakirjanik ja tal on sõna ja lause ehitused üleval. Ja sama võin öelda meie saatejuhi kohta, et ta jõudis selle maha lugeda. Ja nüüd on probleem, kuidas ma nüüd vastan. Kas ma vastan nii nagu Riigikogus, lugege mu huultelt, et aru ei saa, sest teises küsimuses Tõnu Kalveti, nagu siin N7M-is, on selline posu küsimusi, et võib pikali kukkuda. Aga alustame ära niimoodi, et tänud, et meil veel on olemas õiged ajakirjanikud ja teised inimesed, kes tunnevad muret. Need kommentaarid on alati oodatud. Muidu vaatame niimoodi, kommentaare ei tule, siis ei ole sellel saatel ju ka enam mõtet. Kõik
aju tühi, kõik paneme. Ja kuna siin ongi sellest, nagu olen siin mõnikord ütlenud ka ette, et inimesel, kui ta sünnib, on alateadvus, siis ta peab arendama selle teadvuseks, millises suunas ja lõpuks on üliteadvus. Aga sinna pärastpoole jõuame. Nii et vaatame, Rein Tuulik küsis küsimusi. Nii et ma ei hakka üle lugema aja väitamiseks, vaatate ja ise kommentaaridest või kuulate ära. No ma võin selle ette lugeda, see on lühikene. Tore, kui siin Eestis kaoks see kliimaministeeriumi valitsus, mis Eesti rahvast ei esinda. Vastus on selle kohta, et palun vaadake selle saatesarja esimest ja teist saadet. Seal on juttu kliimaministeeriumist. Ja vaadake, nüüd mõelge ise. Kliimaministrit enam ei ole. Kas siis tegelikult on olemas kliimaministeerium? Mõelge, kui on nüüd sõjaministrit ei ole olemas, kas on sõjaministeerium või sotsiaalministeerium. Kui ministri ei juhi seda, siis seda ministeeriumi ei ole. Ja mõelge nüüd edasi, kus need käsud tulevad või on see ära, kui on kliimaministeeriumil nüüd hoopis teiste nimetustega ministrid ees. Aga lihtne loogiline vastus on selle kohta, et on raamatupidamise rida, kuhu saaks maha kanda kulud, mis tulevad rohepöördega, sellepärast, et kliimat ei saa me mitte kunagi muuta. See on selline välja mõeldud tähendus. Ilma saame muuta küll. Teeme neid triipe ära. Ja vot sellest ongi see vahe. Kui me ei taha aru saada, siis ei ole midagi teha. Aga nüüd ajakirjaniku tundub, et ta on ajakirjanik, Tõnu Kalveti lugu ma küll ei hakka ette lugema, see võtaks aega, aga vastused panen ka kokku igal juhul. Proovin niimoodi teha, et ei pea lugema huultelt või see on aitäh, see on hea küsimus. Niimoodi nad vastavad seal Riigikogus. Kui Riigikogus küsib keegi teema kohta põhjust, miks sinna läheb tänna, siis see tuleb umbes niimoodi, mis see sinu asi on. Nad ei ütle seda välja, aga sedasi paistab, sest ta ei vasta sellele küsimusele. Ja vastuse võtame niimoodi lahti, et inimesed vaadake jälle konservatiivse mõtiskleja erisaadet Venemaa elektrivõrgust lahti ühendamise tagajärje ja tuumajaama võimalikkusest Eestist. See on erisaade, see on nüüd veebruarikuus, enne veel või jaanuarit, ma ei mäleta ka, siis kui ühendati lahti ja siis tekkisid küsimused seal ära, seal oli probleem sees ka, et kui venelane laseb selle Narva veehoidla veest tühjaks, nagu teate, praegu ta laseb luugid lahti, sest vett on nii palju ja nii edasi, ja siis ise lülitasime lahti, ise tahame sealt ära saada. Ja vot vastus on, saate vastused. Ja lühidalt küsimused, mis arvamus on seal sees, et tuumajaam VVR 1002 tuleb ehitada ungarlaste abiga, sest siis saab nende poolt tarnitava või kasutatava tuumakütusega tagasi anda ja panna see vana Balti soojuselektri kohale. Seal oli ennem 6 korstent, vaadate pilte sealt erisaates, siis sealt te näete, et 2 korstent on veel püsti, 4 on täielikult betoonpõhi. Nii et sinna mahuks ära küll. Ja võrgud ja kõik on olemas. Seda vaadake, seal saates on olemas. Ja seal oli siis, et tulistamisest juttu oli, et vastavalt rahvusvahelise tuumakauduuskonventsioonile ei tohi pommitada tuumajaam. Ja tuumajaamadega ongi selline, see on ainult, ütleme, kõva häälega me teeme pauku ja tulistame, aga tegelikult ei toimu midagi. Sest need, kes selle teevad, need kohe karistatakse. Aga inimest on vaja hirmutada, siis teeme neid meedia mulle nii suured, et ise ka enam sisse ei mahu, et tulevad kallal, teevad pauku. Ja seal oli mingi Janukovitšisest jutt, mina poliitikaga ei tegeles, ma tean, et on igasugused ära ja seda ma tean loodusseaduses, see koer, kes klähvib pisikene, see ei ammusta mitte kunagi. Ta on vana peremehe jala juures, aga tuleb karta seda, kes hiilidest tuleb, sa pead nägema, oled kusagil jahimees on ütlenud, olen Siberi, seal sai ka rääkida, Kroonus oli, ta tuleb sulle järgi, ta ei krabista, ei ragista, ta ligineb ja sa pead selle ära tunnetama, vaat siis olete kahekesti võitlus. Nii et see
tuumajaamade pommitamist ei ole. Ja tuumajaama küsimus oli, kas ta on meile kasuks ohu korral või et kas siis pommitab. Näete, siin saite vastuse ära, kui on ta ükskõik kelle tuumajaam, siin seda ei pommitata ja siin sõda ei tule. Seda võite panna ja Euroopa, kus on tuumajaamad, miks nad hakkasid hooga ehitama, siin eelmises saates kuulsid, olid siin 4-5, ära vaadake eelmist 15. saadet, kes ei vaadanud, siis sealt näete, et asi toimib. Ja tuumauudised, et saada teada nendest seadusest, lööte arvutisse sisse kaksik VNN. Ma olen seda ka kogu aeg rääkinud, seal tulevad värsked, mina vaatan iga päev. Ja seal olid ka sees need Iraani pommitamise lood, kui palju ja mida pommitati. Ma ei hakka need lugema, kui huvi pakub, kui me saate sellest teha, selle VNN-i tõlgime seda ümber ja teeme saate ära. Ja viimane, mis siin oli nagu vahepeal oli põige, oli sees selle, et Nõmme raadios mingi külaline seal rääkis, ma ei ole seda vaadanud seesse ja kuna ju küsimus oli, et ta kardab nunnasid, see on selle saate külalise probleem inimesed. On olemas ära, kes kardab mehi, kes kardab naisi, nad on ju kas eri kiiksuga või eri olukorraga, sest paljud kardavad ämbliku toas ja mõni kardab kassi või selliseid imelikke konnasid, ära tooda on libe ja kole ja karjuvad kohe ja ämbliku ja see on selle foobia ja selle kohta ei saa mitte midagi teha. Ta peab siis pöörduma Google arsti juurde, võib-olla päästab ära ja see seletab ära, et need rahumeelsed nunnad ei ole ohuks sees. Sest kui minna kaugemale sinna 1918 või siis vaadake neid dokumentaalfilmi, mitte nunnad ja kirikutegelased ei lõhkunud neid kupleid ja kulda ja ikoone ei varastanud seal Venemaal, vaid olid keegi teisest, kellel oli seda vaja. Nii et siin ma ei ole, see on minu subjektiivne arvamus, sellepärast et ei oska mina öelda, ma ei ole tohter. Ma tean, et looduses, kes kardab midagi, siis tal on see foobia ja teda tuleb aidata, aga kuidas aidata, seda ma ei oska. Ainult meditsiinitehnokraadid, ütleme arstid. Nii et selle peale on mul kõik. Aitäh sulle, Andres. Siinkohal siis lähme saate küsimustega edasi. Kas peale Tallinna on veel kusagil kastijalgrattad kasutusel? Kas Saksamaal ikka ostetakse palju elektriautosi või on see müüt? Palun, Andres. Nii, aitäh. Alustame. Kuna algus oli juba mul juttu, et on ka küsitud, miks on rumalaid rohkem kui tarku. Vot see oligi see samane, kordan veel korra üle, et on alateadvus, teadvus ja üliteadvus. Kuidas kellelgi pakib? Räägitakse üliteadvusega, on selgelt nägijad ja kõik, aga üliteadvus annab ka seda, et ta on palju lugenud, ta on selle teadvust unes või millegiga ta on endal arendanud. Alateadvus on jälle laps sünnib ja kui tema pakki alateadvust ei avanda, koolis ei aita teda, siis ta istub kõrvaklapid maas, anna talle 4-5 aastase mobla kätte, vaadake, mis ta 10-aastaselt on. Ta muud ei oska, kui ainult seda teha, ta ei lähe õue ega midagi. Tal on alateadvus kinni, ta otsib sellest karbist, mänguasjast omale asja. Ja nüüd vaatame siis, lähme slaidide peale, et just need kastirattad olid olemas, kus need on. Nii, saime siis kätte, kas peale Tallinna veel kusagil kastirattad. Näete, kohe võtame ette ja hakka pikalt pidama, et tuletõrjebrigaad tuleb nüüd põlengule elektrilise kaubarattaga. Uudis, näete 6. märtsis Saksamaal saab tuletõrje tulevikus kaubajalgrattaga kohale sõita. Lõuna-Hessenis on käivitatud esimene välikatsetus. Nii tuletõrje kui ka peavooluorganisatsioonid on väga rõõmsad, näete. Ransheim Grundi tuletõrje osakond on oma arsenali lisanud eriti uuendusliku, näete, transpordivahendi spetsiaalselt nende vajaduse jaoks välja töötatud elektrilise kaubajalgratta.
see erimudel koosneb tootja Rice ja Müller Pakkenster 70. mudelil ning see valmistati spetsiaalselt tuletõrjeosakonnale. Näete, nagu tuletõrje autodki on see värvitud erkpunaseks, sellel on integreeritud sinine tuli, millel on praegu vaid dekoratiivne funktsioon. Näete, ta ei vilgu praegu, ta on lihtsalt värvid. Nii et arengut on olemas, panna see ka vilkuma. Nii, väidetavalt pakub avarlaadimiskast. No, see pilt tuleb pärast, vaatame. Piisavalt ruumi tüüks vajalike seadmete ja materjalide jaoks. Seega saab kastist transportida kuni 100 kilogrammi abivahendid. Tänu trossroolile on elektrilise kaubaratta pöörde raadius väike, mis on eriti vaadake kasulik kitsastel tänavatel. Ta ei saa ära keerata 90 kraadi, paned otse edasi ja siis ma ei tea, kuidas seda sõidad ja sõidad rõõmsalt kohale. Näete, Tallinn oma ära ja nüüd järgmine pilt, vaadake, siin on ilusti pildid peal. Ja näete, punane on siin all, rool on keskel, kast on ees, ratas on ees, ta ei saa pööratud kuidagi moodi. Ta peaaegu otse sõidab, ratas natuke kiirab, aga ta on jule pikk nagu rekka. Ja vaadake, teine on ka veel olemas, politsai on peale kirjutatud. Näedake. Politsaiga mul tuleb kohe meelde, nõukaajal olid sellised sidrunid, kui võeti joodikuid või neid ära viidi kainestusmajja. Sellel on ka, näete, lööb selle luugi lahti pealt, paneb selle joodiku sinna sisse, pläraki ja läheb kolinaga. Ja teine asi, vaadake, siin on, tal on hea, kui seal mingid rahvarahutused tulevad, siis saab ta selle ette tõsta. Nii, näete, kuhu me ilusti jõuame. Ja vaadake, mul on mõte, kuna eestlane on nii, kuidas seda öeldakse, novaatorlik, meil ju on selline ajakiri novaator. Üks ratas on puudu, kiirabi on puudu. Mõtelge ise, kui selline mees tuleb kohale, tal ei ole vaja seda brigaadi kaasa võtta, kes seal on mingi elustaja või rattaga tuleb, võtab selle kasti lahti, paneb selle südamehaige või mingisuguse sisse, jalad üle ääre, võtab O sisse, paneb siis EMO-sse minema. EMO-s on seal kohe selline liftidega süsteem on ees. Kohe läheb lifti peale, keerab selle kasti plaks lifti peale, mitte keegi pea kanderaami kasutama. Lift viib ära, paneb EMO-sse sisse, siis EMO-st tuleb see risttee ja siis seal on pea selline arst või pea see, mis ta nimi ongi, see õde, see fikseerib ära, kontrollib ära, kas saata nüüd ta paremale või vasakule. Kui saadab paremale poole, siis ta veel elab, aga kui läheb vasakule, siis ta läheb surnukuuri lifti peale. Nii et vaadake, kui lihtne on teha. Muidugi seal on mõtteid palju, kuna tehnokraatlik värk on selline asi, ütleme, Tallinnas on Tehnikaülikool ja Tartus on riiklik ülikool, aga mõtelge, siin on küsimus ka, võib tekkida, et võib-olla ei jõua nad vändata, aga vaadake, 600 vangi tuleb sisse. Ja vangidele, kui niimoodi ta päästab mõne kohaliku inimese elu, siis vähendatakse tema karistust. Mõelgi, tal on kohe tabel ees, et tõi kohale see, kui ta tõi juba surnud inimese, siis see ei lähe arvesse, aga kui tõi kohale, siis võetakse veel nädal maha või niimoodi. Ja mõtelge, ta ei viitsi seal kambris istuda, ta tahabki vändata kogu aeg võib-olla. Ja on veel mõte, et kui on kaugemalt tuleb, siis on vahetuspunktid, nii nagu nõukaajal olid need kaiputkad, ja andis teada, et sealt tuleb see, trahvi seda ja siis seal mehed vahetuvad ja ongi kiirabi tehtud. See on selline asi, millega Eesti teadlased või need eksperdid, meil on neid eksperti, sõjaeksperte ja neid eksperte on nii palju, et mõtelge. Me oleksime kohe rohepöördes jällegi ees rinnas, mõtelge. Nii, lähme siis edasi, see oli selline vahemärkus, et näed, siin on mõttemall, 2 ratast on Saksamaal olemas, aga võiksime sakslastest targemad olla. Nii, ja näete, mis see kaubarattast räägime nüüd lahti rahulikult.
kaubaratas, mis sotsiaalvõrgustikes juba praegu pead vangutamist tekitab, ei saa sellega tulekahjusid kustutada. See pole tuletõrje jaoks ju nii oluline, eks ju. Sõidad kohale, las põleb. Seda kasutatakse näiteks seadmete, materjalide, transportidele, objektidele. No mida sa sinna seadmeid ja neid tood, kui maja põleb? Ürituste alade turvamiseks või kitsaste tänavate ületamiseks. Kaubajalgratas saab kasutada ka lisasõidukina näiteks õlireostuse eemaldamiseks või kiire avariisõidukina keerulistel maastikul, näiteks metsa, taimestiku tulekahjude korral. See sobib ka asja ajamiseks. Näete, siin on ära, nii et ma lugesin juba ette, siin on väga palju saab võtta, mis kasutada kiirabi selle kastiratta peale. Ja veel kiirabi juures on see ka oluline, vaadake, Tallinnas on ju 3 rada, on peasõidurada, siis on see kastirattarada ja siis on inimeste kõndimisrada. Ja kauba maha laadimiseks ei tohi parkida seal kõnniteele midagi, tee pannakse kinni, aga vähemalt kasti kiirabi, see mahuks ju mööda. Ja see oli nii vahemärkus, kas see loob usaldust. Kujutage ette, et peate järgmisel tulekahju korral ootama, kuni tuletõrje toob sündmuskohale kaubarattaga varustuse või tagatakse festivalide turgude ohutus. Tulevikus betoonist kollarid, need betooni ärkjalad asemel külili asetatud kaubajalgratta paned külili, siis ei saa sealt läbi ronida, ohutus on tagatud. Loodetavasti ei põhjusta kaubaratta aku järjekordset tulekahju kustutamist, enda ratas läheb põlema, sellest liitium pakkud. Siin on niisugused küsimused, rumalad küsimused on, ma ei tea, inimesed pannud. Ja kaubaratas on olnud kasutusel juba alates, näete, 24 aasta septembrist. Kas ei tulnud seda ka Eestisse, näete siin, ka ärimehed oskavad ruttu tegevata ikka, käsi peseb kätt ja tundub, et see vastab tuletõrje ootustele. Mustalt on välja, et on ikka tuletõrje vajab neid. Kui ka sotsiaalmeediat vaadata, siis ei paista sellistel elektriliste kaubajalgrataste reklaamikampaania on mingit mõju olevat. Siin tekitab sõnum ainult naerav vääristamist ja silmade pööritamist. Ma ei tea, kui ma teile nüüd rääkisin selle loo ära, ma olen ise pildi tagal, kas teil suutsite naeru vääristada, suutsite silmi pööritada seal. Seda mõtelge ise nüüd. Nii, lähme siis edasi asjaga. Nii, ja nüüd teine siis see, kas Saksamaal ikka ostetakse palju elektriautosid või on see müüt? Jõudsime nüüd elektriautode juurde, mis on meil selline moe küsimus. Igale poole tulevad tanklad. Ja eile muideks üks kamraad õlitas, et liitumistasu nüüd elamule, uue elamule on 10 amprit, 3 korda 10 amprit. Saate aru, kui palju on see? Me jõuame nõukogude aega, kus ei tulegi särtsu õieti, paned triikraua järgi, siis on kogu maja pime. 10 amprit. Ennem oli miinimum oli 16 majale ja korteril, aga nüüd on 10 piisab küll. Ja näete, elektriautode müügihüppe on kunstlikult paisutatud. Kui Saksamaa teedel elektriautoga kokku puututa, siis on see suure tõenäosusega ettevõtte auto. Saate aru, osaühing tuleb, mitte inimene, ta on selle endast teinud FIE või eraisikud ostavad elektriautosid harva. Ametlikud müüginumbrid kajastavad vaid osa tõest. Kliimapropaganda pettus on oma parimal kujul. Ja näete, pealkirjad tähistavad petlikku edu. 25. aasta aprillis registreeriti Saksamaal üle 45 500 elektriauto, mis moodustas veidi 19% turuosa. Kuid see buum, näete, jutumärkides on manipuleeritav esitus. Kindlustusseltsi Hukk Coburgi analüüs näitab, mis põhineb 13 miljoni kliendi andmetel. Paljastab tõene, et saate seda tõde lugeda otse Report 24 lähete sellel lehe peale. Seal ütleb, näete, elektriautode registreerimise kasv ei ole märk edusammudest, vaid kunstlik konstruktsioon, mida juhivad ettevõtete omandamised. Näete, inimene teeb endale siis ühe või pere ettevõtte, mis on huvitatud ainult maksusoodustustest
ja rohelise maine lihvimises. Eraisikute jaoks on elektriauto endiselt kallis ja ebapraktiline risk, mille on kehtestanud poliitikud, samal ajal kui maksumaksjad maksavad arve kinni. Need on siin midagi teile õpetlikku. Lähme siis järgmise juurde, kui see ei paistnud, ei saanud aru, siis ta põhjendab edasi, see on aruanne. Näed, ostate, te teete ettevõtte või ostate ettevõtted, aga kodanikud ei taha kõike nagu ettevõtted endale osta, endale mingi maksuameti poolt firma peale võtta. Need arvud summutavad elektriautode propagandat. Kui siin on kirjutatud e-autode propaganda, vaadake, siin on väga hästi näidatud, me oleme ju e-riik. See, kui otseselt võrdusmärk vahele panna, me oleme elektririik või? No vaadake, e-autod, niimoodi on tõlgitud seal e-autod, elektriautod, näed. Ja me oleme siis e-riik või ma ei tea, seda peab küsima Andres Raili käest, sest ta on proovinud kuidagi leida, mis see riik on. Nii, 2025 aasta esimeses kvartalis valis vaid 4% uute autode ostjatest elektriauto. Näete, 4%, kõva number, aga nulli, kui kirjutame paar tükki taha, number on kohe ilus vaadata. See näitab, et on aastaid seisnud. Eraautode pargis on see osakaal haletusväärselt 3%. Kuigi ettevõtted sõltuvad tohutul hulgal elektrist, jäävad sisepõlemismootorid eraklientide jaoks ratsionaalseks valikuks. 2/3 uutest registreerimisest on ettevõtete arvele pandud ja elektriautode puhul on see näitaja kogunenud 86%. Sageli registreerivad sõiduki tootjad ja edasimüüjad ise, et vältida CO2 trahve või parandada oma mainet. Näete, siin on CO2 trahv. Selle võib ju võrdsustada meil siin automaksuga näiteks. On auto, aga siin panevad ainult sellele sisepõlemismootoriga. Sellel kunstnikul hüppel pole mingit pistmist avaliku nõudlusega ja see loob ainult illusioone. Eraisikutel on elektriautode vältimiseks head põhjused. Näete, ta ütleb, sõidukid on kohutavalt kallid. Laadimisinfrastruktuur on kaootilises segaduses. Või sõidu ulatus on paljudele inimestele igapäevaseks kasutamiseks kasutuskõlbmatu. Näete, siin räägib Saksamaast, kus on soe kliima, aga meil kisub ikka talvel miinusest kogu aeg nullist allapoole. Eriti väljaspool linnu. Palju kiidetud keskkonnasõbralikkus on muinasjutt. Akude tootmine tarbitab ressursse, vaadake, võtab kõvad rahad ja põhjustab tohutud CO2 heitkoguseid, mis on juba niigi ülehinnatud. Samal ajal kui Saksamaa elektrienergia jaotus põhineb endiselt sööl ja gaasil. Näete, nad on tuumajaamad 33 ju oli eelmises saates juttu kinni pannud, siis sellega nüüd teeme seda elektrit, et siis ei saa kaugele sõita või kuidas see on. Ja näete, tavakodaniku jaoks on elektriauto poliitilisi megalomaania sümbol, vaadake hea sõna, mis rüüstab rahakotti ja muudab igapäevaelu piinavaks. Vaadake, kui tahate ikka pikalt sõita siit Tallinnast Riiga, siis saate ikka päris pikalt kohvi juua seal vahe tanklatest, kui leiate kusagilt meil Eestis. Nii see oli vahemärkus, subjektiivne märkus. Kes tahab, kellel on aega puhata, saab. Nii, ja näete, kuidas siis selle asjaga tegeletakse, maksutrikid ettevõtetele, kodanikud maksavad see eest ise. Ja näete, kui on teil see firma kaudu ostetud see auto, mis siis ettevõtte saab teha? Ettevõtete kiirustamine elektriautode järele ei ole keskkonnateadluslik väljendus, vaid puhas oportunism. Elektriautodele kehtib skandaalselt madal maksumäär, vaadake, kuni 70 000 eurose suuruse brutohinnaga sõidukite puhul maksustatakse rahalise hüvena vaid veerand. Jagage nüüd ära 4-ga see 70 000. Maksustatakse samas kui kallimate elektriautode või hübriidid, meil on ju see ka hübriidid on väike, natukene on bentsu sees ja siis sõidad
hübriidide puhul maksustatakse poolväärtust, näete, saate 35 000 kohe kätte ja murdosa võrreldes sisepõlemismootori autodega. Ilma nende maksutrikkideta kukuks elektriautode turg kokku, sest tegelike ostjate nõudlus kaoks. Poliitikud annavad korporatsioonidele ka eelised, vaadake, samal ajal kui kodanikud kannavad selle kunstliku buumi kulusid. See toetuste pettus on maksumaksjatele näkku löök. Vaadake, et siin ma ei ole mõelnud, see on otse tõlge sellest samast artiklist, ma ei löö kedagi näkku, aga näed, siin ta on siia pannud ja päris ei ole isegi pannud jutumärkides. Ettevõtted ei osta elektriautosid veendumusest, vaid maksude kokkuhoiuks ja end rohelisena esitlemiseks, samal ajal kui infrastruktuur jääb tavakodanikele kasutuskõlbmatuks. Poliitikud suruvad edasi tehnoloogiat, mis on enamuse jaoks kättesaamatu ja ebapraktiline ning rahastavad seda hullust nende rahadega, keda nad ignoreerivad. Elektriautode müügihüppe on bürokraatlik manööver, mis teeb nalja inimeste tegeliku elu üle. No saite aru, kui naljakas lugu see meil nüüd tuli välja selle samase poolega. Nii, ja siis vaatame siis edasi veel. Ja näete, mis see elektriauto eraisikutele teeb, see aruanne on kõik Saksamaa oma. Saksamaa, siin ei ole Eestiga midagi pistmist, seda ma ütlen teile ära, kui siin hakkate rääkima mingisugust imelikku asja, näete. Aga lihtsalt, kuidas seal tehakse. Elektriauto ostmine on eraisikutele rahaline õudusunenägu. Tehnoloogia areneb nii kiiresti, et vanemad mudelid muutuvad väga lühikese ajaga väärtused. Näete, kui teil on 2-aastane auto, siis tagavarajuppe ei ole vist saadagi. Kui läbimurret ei saavutada, mis paljudele takistuste tõttu tõenäoline, siis kasutatud autode hinnad kukuvad kokku. Mõlemal juhul on oht suurteks kahjudeks, mida ükski keskmine leibkond kanda ei suuda. Coburgi andmetel, näete, et siin on andmeanalüüsi tegi olemas firma. Valis 2025. aasta esimeses kvartalis 61% eraisikust elektriautode ostjatest kasutatud auto, mis on kasv võrreldes 23. aastaga, mil uued autod moodustasid 74%. Kuid ka siin on omad lõksud, näete, lõksud on olemas. Kõikidel elektriautodel on need kõik olemas. Akud on ettearvamatud, remont on kallis ja tehnoloogia jääb paljudele saladuseks. Näete, siin kui tahadki isegi autoremondiga tegeleda, kui see arvutisüsteem ja selline pundar on teil koos, seal igasugused kõvakettad, serveri moodi asjad ja mäluplaadid ja pulgad, siis sa ei saa seda teha. See ongi saladus. Ja näete, poliitikud tahavad siis nagu saladust hoida, see on siis firmadele kasulik. Poliitikud süvendavad olukorda, keskendudes toetustele, uutele autodele, ignoreerides samal ajal kasutatud autode turgu, mis on enamuse jaoks oluline. Kodanike koormuse leevendamise asemel sunnib see neid rahastama riskantset eksperimenti, mille eeliseid paistavad parimal juhul läbi kliimabürokraatide läikivates esitlustes. Vaadake ilusti ütlevad, nad väga esitlevad. Elektriauto ei ole progress, vaid on rahaline fiasko väikesele inimesele, kellelt oodatakse korporatsioonide ja poliitikute mainekujunduse kinnimaksmist. Näete, kui ilusti siin lõppes. Ja näete, jõuamegi siis kohale pildi peale ja teeme väikse analüüsi, mõelge, kellel on vaja seda elektriautot. Siin on neid väike kogemus olemas. Ja ma siin kuulasin ka ühte vana Kreeka majanduspoliitikut, Jaanis, mis ta nimi oli, ma ei hakka nüüd aju lõhkuma, endine valitsuse liige ja majandusminister.
Tema ütles ka, et ega Saksamaal ja üldse Euroopas viimase 15 aasta jooksul ei ole tehtud ühtegi investeeringut tööstusesse, nii et ühtegi tehast ja sellist suuremat tootmist asja ei ole ehitatud 15 aastat. Nii et kõik vidinad tulevad Hiinast. Nii et mõelge. No selle kohta mul nende küsimuste kohta on kõik. No aitäh sulle väga sisuka ja huvitava ettekande eest, et siinkohal võikski selle teema kohta öelda, et Eestil on nii-öelda arenguruumi on päris kõvasti, sellepärast et Eesti valitsus ju ei armasta teiste vigadest õppida, seega oleks väga äge näha, kuidas kaotada ära näiteks meil tuletõrjeautod kõik ja asendada need nende kastiratastega ja kiirabiautod, et selles osas oleks ka nii-öelda juhtide koolitamine oleks väga odav, nad ei peaks enam C-kategooriat omama. Ja sama on siis kiirabiautodega, et esiteks nad ei sõida nii kiirelt, et oleks sinna vaja mingit erikoolitusega juhte. Ja samuti ei ole meil kiiret ju ka põlengule, sellepärast et iga progressiivne rohepöörde inimesel on ju katusel kenasti päikesepaneelid ja nendega on nüüd selgunud sihuke tõsiasi, et maja põlemise tõttu on raskendatud selle maja kustutamine, kuna paneelid on katusel ja siis kiiret ei ole, tuletõrje väntab kohale, ootavad seal veel natuke, kuni maja täielikult maha põleb ja siis lasevad törtsu vett ka peale, seda muidugi käsipumbaga, nagu vanasti 100 aastat tagasi oli ja minu meelest väga roheline ja ei jää mingit niisugust prügi ka maha, sest kõik põleb kenasti ära. Ja selles suhtes on väga tervitatav areng. Aga siinkohal siis lähme küsimustega edasi. Kuidas sõidavad Ühendkuningriigis 139 bussi, mis vajavad kütuseks vesinikku? Palun. Paneme slaididele käima, muidu see saate läheb nagu pikaks võib-olla. Siin on pilte ka veel natukene ja teeme slaidid lahti. Just meil on ka probleemid, meil on ka, näete, vesiniku probleemid üleval, ehitatakse, tahetakse Eestis mingi taksopark panna püsti vesiniku kütusele ja kuhugile sinna väoelektrijaama juurde ehitada ka vesiniku tootmise värk üles ja siis vaatame nüüd, mis siis seal Ühendkuningriigis on toimunud. See tasuks ka vaadata, ta on ka, kuigi ta ei ole Euroopa Liidu liige, ta oli 2020. Siis ta astus välja seal, nüüd 5 aastat on nagu oma pead, aga näete, ta oskab ka teha. Ja näete, pealkiri on lihtne, vesinikubussid, miljonid kadusid, taas kliimahulluse käes. Vesiniku kasutamine kohalikus ühistranspordis osutub üha enam ebaõnnestunuma. Suurbritannias on miljonid juba sellesse ebaökonoomsesse kliimahullusesse projektidesse uppunud. Maksumaksja kulul. Hiljutise raporti kohaselt, need raportid on jälle siin olemas aruanne, seisavad kallid vesinikubussid kasutamata Briti linnade, näiteks Liverpooli, Birminghami ja Aberdeeni depoodes. See on kulukas katastroof, mis maksab maksumaksjatele miljonid ja paljastab valastamatud vesinikutehnoloogia nõrkused. Vaadake, see on nüüd seisavad ära, millal nad osteti, vaatame edasi. Nii, üldise kliimahulluse tõttu on omavalitsused viimastel aastatel nendesse bussidesse miljonid investeeringuid, kuid reaalsus on kainestav, proovige nüüd arvutada. Paljud 139 sõidukist, millest igaüks maksab umbes 500 000 naela, vaadake 500 000, on oma kütuse puuduse ja plahvatusliku kasvavate hoolduskulude tõttu, kuid olnud teenistuses väljas. Nad ei ole sõitnud.
eksperdid ütlevad, et probleemid olid etteaimatavad ja kritiseerivad, et otsuseid võis mõjutada tööstuse lobitöö. Siin ei hakka praegu rääkima, sest vesinik teeb kõik need torud ja kõik need asjad rabedaks ja ta on ära, see on eraldi, võib seda teemat käsitleda. Näete? Ja näete, mis on teine punkt siin, tehnilised ummikteed ja tühjad lubadused. Vesinikupussidega seotud raskused ei ole uus nähtus. Ma räägin teile, ajalugu on seda teinud, meil on ju olnud siin 4 rohepööret, oli kivisööle minek, vaadake tehnokraadi saateid, kui teil tahate harida algusest esimesest peale, seal on kõik need probleemid juba sees. Ajalugu käib 30 aasta tagasi intervalliga, unustatakse ära. Põhiline on kogu aeg lõhutakse monumente, kui vaja on ükskõik kelle oma. Ja ma võin öelda, Stalini kirjandus oli ka keelatud, aga ma vanaema juures pööningul sain ikka lugemas käia ja päris huvitavad olid, sest ma neid lollusi ei lugenud, aga tehniline kirjandus ja selline loodusseaduste asjad, need olid mul seal kohe käsipealt võtta, sest nad olid niivõrd odavad, kuna oli propagandaks loeti kõik. Näete, vaadake, juba 2005. aastal, näete, aastaid on tagasi, 20 aastat veel, testis Transport for London tehnoloogiat naftatööstuse, sealhulgas Britis, see on petrooleum, kaasrahastatud projektis. Kuid takistused jäävad püsima. Rohelise vesiniku tootmine on äärmiselt kulukas. Rohelist on palju ka küsitud ja on ka olemas biometaaline mõlemad. Vesinikud otseveest on muidu kulukam, gaasiga saab ka teda teha. Nii, tootmine on äärmiselt kulukas ja suurem osa kasutatavast vesinikust pärineb fossiilkütustest. Selle on natuke odavam toota kui otseveest. Mis muudab selle ökoloogilise kasu küsitavaks, juba näete siin. Vesiniku transport on samuti keeruline, see nõuab kõrgsurvepaake või äärmiselt madalaid temperatuure, mis muudab infrastruktuuri keerukaks ja riketele kalduvaks ja kulukaks. Paugud käivad, laevaga hakkad kaugelt tulema, ma ei tea, kuidas seal laeva sees meeskond kogu aeg on, pommi otsas sõidab. Nii, nüüd Aberdeenis, see 3. linn Aberdeenis on kõik 25 vesinikubussi seisnud alates 24. aasta juulist. Need aasta otsa juba seisavad. Kuna linna vesinikutanklad on defektsed, need tanklaid ei saada ka korda teha. Kus on linnavalitsus? Siin oli alguses juttu, et valitsus tuleb lahti lasta, aga võib-olla teeks ettepaneku ka sinna või. Nii. Liverpoolis on need 20 bussi, alates 23. seisavad, teinud vaid 450 reisi, keskmiselt vaid 22,5 reisi bussi kohta. Näete, kui 20 korda buss sõidab ja jääb seisma, ta on ju väga kasulik, eks hoida autoga ostate ja see teete 20 reisi ära ühest otsast teise on olemas. Birminghamis ja Cardiffis on busside kättesaadavus sageli napp 30%, mis on tavapäraste süsteemide usaldusväärsusest kaugel. Vesinikuvaruseid lihtsalt pole, ütleb Cambridge'i ülikooli masinaehituse professor David Seblon. Vaadates 27 ebaõnnestunud vesinikubussi projekti nimekirjale kogu maailmas. Näete, ta ütleb ka siin aruandes välja, et maailmas on veel olemas 27 projekti ja need on kõik kuidagi kuhugile läinud sinna laiapõhjalise istmiku alla või kuhugile. Näete, 27 maailma riiki on teinud seda. Nii, läheme siis edasi. Ja näete, miks neid vesinikubusse tehakse. Siin seletab ka aruandes raportis ära tööstuse huvid maksumaksja heaolu asemel. Paljusid neist projektides rahastas puhta vesinikupartnerlus, mis oli Euroopa Liidu ja Hydrogen Euroopa koostööprojekt, mille liikmete hulka kuuluvad naftaettevõtted nagu British Petroleum ja Shell. Kriitikud näiteks Strathclyde'i ülikooli külalisprofessor Tom Baxter näevad siin selget huvide konflikti.
toimub palju lobitööd, eriti gaasi- ja naftafirmade poolt. See sobib nende ärimudeliga, aga mitte tingimata maksumaksjate hüveng. Rahaline koormus lasub eelkõige kodanikel. Liverpool investeeris 10 miljonit naela. Teate küll, nael peaks olema raskem raha kui euro. Aberdeen 8,3 miljonit naela, mille osaliselt rahastasid Šoti valitsus ja EU. Birmingham ja Surrey Cardifi jaoks kulutasid sarnaseid summasid avalikustamata selgelt kogukulusid. Bussid ise maksavad umbes 500 miljonit naela tükk ning hooldus ja taristu laiendamine maksavad miljonid rohkem. Ja tulebki lõpp. Näete, kallis viga, millest pole väljapääsu. Vaadake, tavaliselt öeldakse, et igal probleemil või olukorral on väljapääs. Aga näete, siin nagu ütleb ei olegi. Siis see olukord on kehvem. Niimoodi on see raportis sees. Mõelge. Vanasõna siin ei kehvi. Et see on mingi raske pööres. Vesinikubussi katsed paljastavad põhimõtteliselt probleemi. Tehnoloogia ei ole praktiline. Vesiniku tootmine on kallis. Tarneahelad on ebausaldusväärsed. Ja infrastruktuur on finantsiline põhjatu auk. Liverpoolis bussid seisid globaalse vesiniku puuduse tõttu. Näete, vesiniku enam maailmas ei ole olemas. Kas 2O on vesi, aga vesiniku neetu. Nägite? Tõttu isegi pärast varude kindlustamist põhjustasid tehnilised probleemid edasisi häireid. Omavalitsused seisavad silmitsi dilemmaga, kas nad pumpavad küsitavasse tehnoloogiasse rohkem raha või loobuvad projektidest ja lasevad investeeritud miljonitel dollaritel raisku minna. Näete, asi on ühel pool siin mõne sõnaga lõppu. Mõelge nüüd, kas meil on vaja seda taksoparki võtta vesiniku peale, sest kunagine austatud Andro Raukas, akadeemik, ütles lihtsalt ühe lause. Kui tulevad meil siin Tallinnas või Tartus vesinikubussid, siis tema oma jalga sinna sisse ei tõsta, sest ta võib iga moment plahvatada. No, sellest vesiniku teemast saab ka teinekord rääkida, kui on huvi, kuidas seda vesiniku keetmist tehakse ja nii edasi. Nii et selle kohta minu pealt kõik. Nii et ma nii palju tean, et mingid lisaküsimused võib-olla on tulnud, sellest ma ei ole praegu midagi. Nii et kõik minu poolt. Aitäh, Andres. Selles suhtes sa ei eksi ja, et meil on tulnud lisaküsimusi siin Tehnokrat 7 saate kohta. Et kas Andres Saukas on ka plaan B erakonnaliige? Ja teine küsimus, et miks tekkis plaan B? Nii, näete nüüd, selline on ja see küsimus on ka mulle tulnud ka otse, kuna saate juures on roheliselt jookseb selline kiri, reklaamkiri, ütleme, plaan B. Ütlen kohe ära, ma ei ole erakonna liige ja põhjus, millest ma olen seletanud ja rääkinud, et kõige lihtsamini ütleb selle kohta Juhan Liiv. Tema käest ka küsiti, millises erakonnas sa oled. Ta ütles, minu erakond on eesti keel. Mina võin öelda sarnaselt, kuna ma räägin eesti keelt, minu emakeel on eesti keel, siis minu erakond ongi Eestimaa. See on lihtne vastus. Nii, et ühisosa on meil vaja tulla. Ja ütlen teile ära, et kui see plaan B, miks tekkis, vaatame selle ka küsimuse ära ja pärast järgmistest ära järsku hakkab huvitama. Näete, see on nüüd minu subjektiivne arvamus, miks tekkis. Ma ei tea, kuna ma ei ole erakonna liige, mind ei ole pühendatud, ta on omaette selts või on ta erakond või kuidas see värk on. Igal firmal või selline on oma äriplaan ja kui ei ole kaasatud, siis ei tea. Aga ma arvan, et see võis tekkida sedasi. See on minu loogiline, looduslik, objektiivne mõte. Näete, on olemas jõud ja vastujõud. Näiteks toon maailma näite.
2001 aasta võtame nüüd ette, läksime jälle 24 aastat tagasi. Mulle meeldib minna 30 aastat, aga nad on seal ligidal. Istusid 4 maailma vaesemat riiki ühise laua taha ja moodustasid sõbraliku neliku. Nüüd mõelge veel ettepoole, tuleb teil meelde raamat Alexander Dumas raamat 3 musketäri. Seal oli 3 musketäri pluss D'Artagnan oli olemas. Said jälle sõbraliku neliku ja nendel oli diviis, üks kõigi, kõik ühe eest. Ja näed, mõtelge, kas see sobib sellega kokku minu mõttega. Ja need riigid, tuletan meelde, olid Hiina, India, Brasiilia, Venemaa. Ja nad ise nime ei pannud, nad istusid koos, lihtsalt hakkasid majandusasju ajama. Ja siis mis juhtus? Juhtus lihtsalt selline lugu, et selle nime BRICS, praegult on BRICS, S on lõpus. BRICS pani Briti majandusteadlane Jim O'Neill ja hiljem propageeris seda 2001. aastal tema tööd Goldman Sachs. No vot, teate küll, vaadake, mis investeerimissuurpangafirma see on, see Goldmani poiss, kullamees. Ja kindlasti Briti majandusteadlase andis nimepanekul temale märku tema alateadvus. Sellepärast, et NATO oli plaan A. Külma sõja ajal oli NATO-l vastaseks plaan B, oli Varssavi pakt. Siis oli tasakaal olemas. Aga nüüd kadus see Varssavi pakt ära. Ja nüüd tuleb majandusühendus ja vaesed riigid, aga vaesed riigid on nad lihtsalt raha poolest või selle SKP poolest olid tollal, aga nende rikkus oli oma rahvas. Me võiks ka selle asja peale nagu mõelda, et meie põhirikkus on meie teine kõrval olev eestlane, mitte magustoit, vaid lihtsalt teine eestlanest on eestimaalane. Kui ära läheme ka võõral maal, meid ei võeta omaks. Seda võite mõelda. No muidugi on looduses näiteid, oli Eesti vähk, oli väike ja toodi see Kanada vähk sisse ja see sõi Eesti vähid ära, siis ta on ju koha peal ka eestlane vist. No ma ei tea, looduses võib ka niimoodi võtta, see on see geopoliitika asi, mis võib minna. Ja vot see nüüd ongi selline lugu, et selle plaan B tuligi kindlasti ka alateadvusest välja, et praegult Riigikogu, mis siin üleval on, need 5 erakonda või 100 erakonda, need midagi teevad, vestlevad seal, küsivad, saalis ka ei istu ja on jõusaalis või kus nad seal kõnnivad, aga nagu teevad tööd ja need ministeeriumitele panevad ka nimesid, et see ongi see mõte, et see riik tuli. Ja nüüd teen teile ettepaneku, mõtisklege, et vaatate seda saadet, ta on ka pikaks läinud ja kui tulevad järgmised küsimused nüüd plaan B kohta, siis vastan jälle meelde. Sellepärast ma panin need 2 vastust nüüd endal nagu eeldusena sisse, miks ta tekkis see ära ja miks ma seal ei ole. No see on eeldus. Nii. Järgmine on minu poolt jälle väide või vastuväide tuleb. Ja lõpuks võib-olla 3. saade, kui teile meeldib, võtame selle põhjuse ja vaatame selle plaan B eesmärk võib olla siis. No see on minu tehnokraatlik lugu, nõuandmispool, aga erakond, ma ütlesin, on eesti keel. Ja vot minul on kõik selle koha pealt. Aitäh sulle, Andres. No nii palju ma plaan B koha pealt võin öelda meie kuulajatele ja vaatajatele, et miks see tekkis, ongi see, et vanade erakondade aeg on lihtsalt mööda saamas ja nii paljudel inimestel on erakondade osas on silmad lahti läinud ja plaan B ongi nende inimeste kogum. Ja nii lihtne see ongi. Aga siinkohal võtame siis saate ilusti kokku, et aitäh, kallid vaatajad ja kuulajad, et tore, et meid vaatasite. Teinekord jälle uute teemadega. Nägemist. Nägemist.
meil on Eestile plaan B.